Head kolleegid, austatud külalised, daamid ja härrad. Mul on hea meel tervitada teid tänavusel meteoroloogiakonverentsil. On traditsiooniks kujunenud sündmusi, mida tasub elus hoida. Üks nendest on kindlasti maailma meteoroloogiapäevale pühendatud konverents ja seda mitte sellepärast, et aegade hämarusest on harjutud nii tegema, vaid seepärast, et ilm ja sellega seonduv puudutab meid kõiki ja praktiliselt kõikjal. On see siis meie igapäevane tegevusrutiin, majandus, riigikaitse või siseturvalisus. Tundes ilma ja teades tema homset ülehomset iseloomu, oleme kindlasti paremini kaitstud ja edukamad oma tegemistes. Selle aasta meteoroloogiapäeva teema, tänased teadmised, homsed otsused või otsetõlkes täna vaatleme, et kaitsta homset. Kõlab lihtsalt, kuid selle tähendus on sügav ja ajakohasem kui kunagi varem. Sageli peame ilmaprognoosi ja ilmainfot iseenesest mõistetavaks, justkui avalik hüve, mis tekib iseenesest ja ei millestki. Kipume unustama, et iga prognoosi taga on mahukad investeeringud seadmetesse, arvukad töötunnid ja üleilmne koostöö. Jah, Keskkonnaagentuur ja meie riigi hüdrometeoroloogia vaatlusvõrgustik on osake globaalsest terviklikust süsteemist, mis esitab kahtlemata erilise väljakutse ja vajaduse olla tippvormis igal ajahetkel. Meie panus nii vaatluste analüüsi kui ka rahvusvahelise koostöö kaudu aitab kaasa mitte ainult riiklikule valmisolekule, vaid ka globaalsele avalikule hüvele. Vaatlused ei ole eesmärk omaette. Need on vahend elude päästmiseks ja ühiskonna kaitsmiseks. See konverents on kindlasti võimalus jagada teadmisi, õppida üksteiselt ja vaadata koos ettepoole. Ikka selleks, et vaadeldes, mõõtes ja mõistes luua parem, turvalisem homne nii Eestis kui kogu maailmas. Soovin teile sisukaid arutelusid ja inspireerivaid ettekandeid. Aitäh!